Nii, huvitav, kas me oleme nüüd juba käimas või? Jaa. Tuleb välja, et vabandame väikse viivituse pärast, et minu see internet siin üldse vajal ikkagi ei suuda seda teha, mida oleks vaja kõike. Aga mis seal ikka. Aga Remo, enne kui sa lennuki peal lähed, tahad tervitada või öelda midagi kõigile? Jaa, mõtlen lihtsalt, et mul on päris huvitav nädal ja kasutasin väga palju neid samu printsiipe, millest me räägime siin, eriti kasutasin seda sama indirect ja direct meetodit kui otsest ja siis kaudselt. Eks töötab väga hästi, eriti just suhete ehitamise juures. Alguses, kui sa ei tunne inimest, mida tagasi. Et ootan ise huviga, mida Martin räägib. Et vaatan pärast järgi, aga jah, praegu lähen ise lennukule ära. Mis seal ikka, oli tore näha sind siin. Ja tähendab, kes on juba liitunud, kui keegi vaatab meid ainult Facebookis, aga tahaks ise ka kaasa rääkida, siis vaadake seal selle kirjelduse all on Google Meetsi link, ehk siis kui sealt avate, siis te saate ka võimaluse siin laivis küsida või kaasa rääkida. Aga ega muud, selles mõttes plaan on selline, et ma natuke avan seda teemat kõigepealt. Ma räägin sellest, mida see otsene ja kaudne meetod minu jaoks tähendab ja kuidas ma seda nagu kasutanud olen. Sealt edasi, kes tahab, olge head, küsige, jagage mõtteid, siis kuidas te ikka ise olete seda rakendanud või mida sellise teemal just ise tahaks küsida. Aga otsene ja kaudne meetod, et mõnes mõttes me ütleme siis seda, et võimalusel, vaid et kui tekib probleem, siis väga tihti on efektiivse probleemi lahendus see, et ma kasutan kaudset meetodit. Ehk siis ma tegelikult mitte ei asu seda probleemi kohe metsikult lahendama või siis kui keegi teeb midagi valesti, ma ei ütle talle kohe, et see tegi valesti, vaid ma tegelikult pean astuma sammu tagasi, eemalduma sellest probleemist ja proovima hoopis kaudsete meetoditega seda lahendama. Ja mõnes mõttes see läheb vastuolu sellega, mida me Leps helistas, ma pean talle korra tagasi selle hetkel. Vaikid ja agressiivne, siis iga probleemi tehakse kohe asuma kohe lahendama. Võimalused tegema kõik selleks, et kohe probleemi kallal asuda, aga selle halb asi on tihti, kui see probleem tekib ikkagi inimestega. Ma kohe sellele inimesele lendan peale, siis see teeb asja võimalik. Aga enne kui ma selleni jõuan... Ei, see on mingi läägiga, ma arvan. See on läägiga. Siis ma toon kõigepealt kaitsele näite, et mis see otsene ja kaudne meetod tähendas. Otsene meetod lahingul mõistes seda, et mul on vastane ja ma ründan teda nii-öelda otse peal. Et nagu vanasti lahingul sõdurid olid ühel pool välja ja teisel pool välja ja jooksid keskele kokku ja hakkasid üksteist tapma, väga lihtsalt öeldes, ja kellel siis rohkem mehi oli või kes osavamad olid, need võitsid, aga ilmselgelt see tahaks loota, et me oleme sellest nagu edasi arenenud ja mida rohkem on see lahingud ja sõjad arenenud, seda rohkem saadi aru, et tegelikult see otse peale ei ole kõige nagu mõistlikum ja kõige efektiivsem lahendus. Ja mida siis teha on see, et tehakse kiivamismanööver. Ehk siis ma lähenen külje pealt, mitte otse peal, kus on vastase tugevus. Ma ei ründa seda, vaid ma leian selle koha, kus vastane on nõrgem, kas siis külje pealt, kas tagalas. Ma leian sellise koha, kus minu tugevus tuleb rohkem kasutus. Mul on miinis. Kas ma lähen rohkem käsi, kas ma lähen kavalamalt, ehk siis ma pean leidma ideid lahendust. Ma võtan näiteks Ukraina näite praegu, mis Vene pool on teinud palju ja mida mis seal täpselt toimub, ega me lõpuni ei tea, aga mida just uudistest või meie meedias pikalt kajastas, see, et venelased ikkagi läksid Kiievile alguses suhteliselt otse peale põhjast lõunasse, suured kolonnid, kus oli 60 kilomeetri pikkune kolonn, mida ilmselt enamus uudistest nägid. See on see, mis on otse peale. Eks ma lähen otse massiga peale ja ilmselgelt neile see edu ei toonud, et nad oleksid pidanud mõtlema midagi kavalamalt välja, et kuidagi teistmoodi seda ründama. Õnneks nad ei teinud seda, nad läksid täiesti rohmatu peale. Ja niisugused asjad ei vii tavaliselt siile.
Ja paraku sama töötab igas olukorras, sest just inimeste vahelised suhted on olulised, meil on vaja neid suhteid luua ja just arendada, mitte tekitada seda konflikti. Aga kuidas see otsene meetod välja näeb? Tihti inimesed hakkavad tagasisidet andma või hakkavad mingit, tahan teisele midagi öelda, kui on mingi konflikt või probleem, siis ma olen kuulnud, et alustajaks niimoodi, et kuule, luba, ma olen aus sinuga või luba, ma olen nüüd otsekohane või luba, ma olen nüüd otsene nii-öelda. Aga see nagu viitab sellele, et see kaudne meetod on siis nagu valetamine või see ei ole nagu tõsi, aga tegelikult ju meil eesmärk on sama. Tõde ei muutu sellest, kas ma kasutan nii-öelda otse peale meetodit või ma lähen nagu kiivatas. Tõde on ikkagi sama. See küsimus on lihtsalt selles, et kuidas ma enda sõnumit edastan. Kas ma lendan otse peale või ma lähen ikkagi natuke rahulikumalt ringiga. Siis tõde sellest ei muutu. Ja kui ma sellest olen aru saanud, et tõde ei muutu, siis tegelikult ma pean mõtlema, et mis asi on siis efektiivsem. Mis viib mind kergemini või kiiremini või parema sihini. Ja see efektiivsus tuleb tihti sellest, et näiteks aeg, kui kiiresti ma lahenduseni jõuan. Ja kui ma nüüd lendan kellelegi otse peale, kas ma ütlen tagasisidet, kuigi ma ise võin arvata, et mu tagasiside on väga kasulik ja väga hea, aga kui inimene ei ole seda valmis vastu võtma, kui ma ütlen talle, et kuule, sa tegid seda valesti või sinu mõte on halb või sinu plaan on halb või see, kuidas sa praegu mis iganes asja tegid, et see ei tööta, siis ma sunnin kohe selle inimese kaitsesse. Isegi kui ma küsin mingi lihtsa asja, et miks sa niimoodi tegid. Kui see ei ole siiras küsimus, kui ma ei küsi seda niimoodi ausalt, siis see surub inimese kaitsesse. Ehk siis iga selline rünnak, iga tagasisidet on tihti alguses ikkagi nagu inimene tunneb seda, et teda rünnatakse. Ehk siis minu ego saab löögi, eks keegi ütleb mulle, et ma tegin midagi valesti. Mõtled, mida sa üldse tuleb mulle ütlema. Ja loomulikult on palju sõltub sellest, on inimesi, keda ma kohe usun, et jah, muidugi räägi mulle. See eeldab seda, et mul on selle inimese vastu väga suur austus, ta on minu jaoks oluline ja näiteks mentor mulle, keda ma olen harjunud kuulama või õpetaja, et see sama asi päriselt nagu koolis, jällegi pärast jõuan selleni, kuidas seda päriselt teha või kasutada erinevates olukordades. Aga tihti on ikkagi see, et kui meie vaheline suhe ei ole ülihea, siis minu esimene reaktsioon just selle tagasiside saajana on see, et ma lähen kaitsesse. Kas või alateadlikult. Ma pean ise sundima ennast, et ma võtan seda kui head tagasisidet, ma ei võta seda kui rünnatud minu vastu, aga ma pean ikkagi selle sammu tegema. Ehk siis tagasiside andjana või ka ülesande andjana ma peaksin mõtlema, et kuidas vältida seda üldse, et ma lähen selle inimesega konflikti. Ehk siis ma ei tekita alguses seda, et me hakkame nüüd seda konflikti lahendama. Ja just see on see põhiline osa, kust kohast tuleb siis see ajaline võit. Ehk siis kust tuleb see, et ma tean, et kui mulle näiteks ettevõttes, kus ma olen töötanud, et ma tean nagunii, et ma nende inimestega töötan koos. Mina ei plaani kohe ära minna, nemad ei lähe ära. Aga ma pean nende samade inimestega lahendama või perega. Mul ei ole mingit plaani nagu inimesi välja vahetada. Tegelikult ma pean mõtlema sellele, et ma arendan seda suhet ja ma pean leidma lahenduse, et me ei läheks üldse konflikti. Sest muidu ma alguses tekitan selle konflikti, siis ma pean hakkama vabandama, siis ma pean hakkama seda inimest kuidagi kaitsest nagu välja tooma. See nõuab temalt mingit tegevusi, see nõuab minult tegevusi, see nõuab seda, et ma pean oma ego veel rohkem alla suruma. Ja lõpuks ma saan selle konflikti osa lahendatud. Ja me ikkagi asume selle probleemi lahendamisele ja me leiame selle lahenduse ja küll see õnnestub. Aga probleem tekib selles, et ma raiskan päris palju aega sinnamaani, kuni ma saaksin selle just vestlus uuesti käima. Sest lihtsam on see, et kui ma olen ise alguses juba ma võtan selle vastutuse, et ka mina tegin midagi seal valesti või ka minu roll oli seal, eks ju, siis tuleb sinna vastutuse võtmise juurde, siis tegelikult seda konflikti vältimine tuleb hästi lihtne ja mul õnnestub kohe asuda lahenduse juurde. Ehk siis juba selle pärast on see kaudne meetod halb. Kuidas see siis nagu välja näeb või mis paralleele veel tuua? Kui ma võtan see, et mul on punkt A, et mul on probleem, mul on punkt B, siis mul on see lahendus, et kuidas punktist A punkti B jõuda ja kui ma vaatan kahemõõtmelise kaardi peal, ma vaatan
punktist A punkti B, siis tundub nagu see sirgjoon on kõige lihtsam lahendus ja paraku meil kuidagi lapsest peale on seda nagu räägitud, et jah, kui ma lähen otse suunas lahenduseni, siis see võiks olla kõige kiirem. Ja jällegi tänu ka sellele natuke meil tuleb see vastuolu, et ei, ma pean ise suruma ennast või sundima ennast minema seda pikemat teed. Kes on mägedes matkamas käinud, teate, et kui tahad siin tippu jõuda, siis ei ole alati kõige efektiivsem see, et ma lihtsalt otsejoones lähen sinna üles. Ma pean minema sinka-vonka, mis on mulle tegelikult palju lihtsam, ma kulutan vähem energiat. Me siin 1 kuu või 2 tagasi Elinoriga saime juhuslikult oma vana klassilenna Aigar Vaiguga kokku ja siis ta tõi kohe füüsikuna hea näite, et mul on punkt A ja punkt B ja vaatan maakera peal seda, et lennuk ka paraku ei lähe nagu, mis tundub kõige otsem. Lennuk peab minema tiiruga, sest ju maa on ümmargune, et keha on ümmargune. Ja paraku see on täpselt samamoodi ka muus elus, et ma pean võtma selle sammu tagasi ja minema ringiga. Ja tegelikult kokkuvõttes see hoiab mul rohkem aega kokku. Ja just juhtimises on see oluline, et kui ma juhin oma inimesi, siis see rahulikult võtmine ja ringiga minek on pikas perspektiivis efektiivsem, sest ma ikkagi pean looma meeskonda, kõige oluline, ma pean looma meeskonnatööd. Selle kaudse meetodi miinuseks võib-olla loetaksegi või tuuakse välja, et mul ei ole aega. Ma mäletan, mul üks väga tehniline inimene, kes töötas Treot Systems minuga koos, väga nagu oma ala ekspert, aga see juhtimise pool tal alati ta võib-olla ei meeldinud või istunud talle see pool nii väga ja tema tõi seda paari korra välja, et see inimestega läbisaamine võtab niivõrd palju aega, et ta lihtsalt ei viitsi seda teha. Okei, seda aru saada tõesti. Eriti kui ma teen seda endale keeruliseks, siis see ongi keeruline. Mina enda jaoks kuidagi olen nagu, võib-olla mulle ka sobib see roll paremini, aga ma olen enda jaoks kuidagi mõelnud selle hästi lihtsaks, et ma juba algusest peale kuidagi üritan kõigiga seda suhet luua, see on minu jaoks oluline, siis on minule ka seda lihtne teha, sest ma saan aru, miks ma seda teen. See ei ole miski, mida ma teen nagu sunnitult, et ma pean nüüd looma seda mingit suhet ja ma mäletan, käisin USA-s veel kursusel, siis USA-s nende inglise keeles nimetatakse seda rapport building, et ma loon nagu seda meie koostööd, ma loon ühiseid ühisosasid ja ma loon suhet, eks ju. Siis kuna seal koolitusel ohvitseridele nagu räägiti sellest palju ja siis me pidime ka rollimängudes seda tegema ja siis ta ühe pika harjutuse seal lõpufaasis, kui juba väsinud ka ja kõik, ja siis ta nagu istus maha seal selle rollimängijaga, kes oli ka hästi professionaalselt, ütles, no nii, hakkame nüüd seda suhet looma. Mulle nagu, et okei, niimoodi see ka päris ei käi. Et sa pead seda tegema loomulikult, kui teine inimene saab aru, et sa teed seda ainult selle pärast, et sa tahad midagi saada, siis see ei ole siiras. Öeldakse, et nagu kavatsus lõhnab või nagu halb kavatsus haiseb. Et seda on kohe nagu tunda ja seda on tunda, eks siis teine pool saab aru, kui ma näiteks üritan oma koolitust müüa ja ta saab aru, et ma tahan ainult müüa, nagu ma ei taha tema kasu peal väljas olla, eks mind ei huvita tema, kas ta saab sellest koolitust kasu või mitte, ma tahan ainult enda koolitust müüa, et ma saaksin lihtsalt enda kasu kätte, siis keegi ei taha seda, eks, sellest saadakse vestlusest aru. Mul peab olema see kavatsus siiras ja ma pean päriselt tahtma nende inimestega selle suhet luua, muidu see asi ei jõua väga kaugele. Ja kui nüüd jõuda nagu päriselt võteteni, et mida siis teha, kuidas see välja näeb või kuidas see siis, kui me lepsime kokku seda, et tõde tegelikult ei muutu, vahet ei ole, kas ma kasutan otsest või kaudsest meetodit, tõde on sama, ma saan aru sellest, et ma pean kasvatama suhet nii ise selle töötajaga või oma kolleegiga või partneriga ja ma saan järelikult muuta ainult seda, et kuidas ma siis seda lahendan, kuidas ma seda enda käitumist nagu teen. Üks oluline osa selles on see, et ma võtan selle vastutuse ise . Ma ise tunnistan seda, et mina oleksin saanud midagi teistmoodi teha ja või see on viga minus, et mulle ei meeldi tema lahendus. Kui ma näite toon, eks ju, kui Remo just läks küll ära, aga kui me näiteks Remoga midagi koos teeme, siis ma saaks talle, ta teeb midagi, mis mulle ei meeldi, mis iganes põhjusel, mul nagu vaata, kuule, ei miks nii, et see on täiesti vale. Ma ütlen talle otse, Remo, kuule, see on vale, mida sa teed praegu.
või ma ütlen, et Remo, mulle ei meeldi sinu lähenemine, siis põhimõtteliselt ma kohe nagu sunnin teda nüüd hakkama põhjendama, et miks seda ikkagi teeb õigesti, eks ju. Remo vastaks tõenäoliselt, et selge, et järelikult mina tean midagi, mida tema ei tea ja ta kohe nagu hakkab uurima, et okei, aga mille poolest sa seda arvad, eks. Aga kui see inimene ei ole valmis selleks ja kui teil ei ole selle inimesega hea suhe, siis ta ikkagi läheb kaitsesse. Ja see vastand oleks see, et see on see otsene meetod, kui ma otse ütlen, mis ma arvan selle tegevuse või projekti või plaani või ükskõik mille kohta, eks. Aga mis see vastand võiks olla, on see, et ma tunnistan hoopis seda, et ole hea, selgita mulle veel, et ma praegu ei saa päris täpselt aru, miks sa niimoodi teed. See miks muidugi ei ole üldse hea küsimus sinna, et see miks sõna ise juba sunnib tihti inimest kaitsesse. Aga ma lähenen niimoodi, et mul tunne, et mina praegu ei saa väga hästi aru, kuidas sa täpselt tahad seda lahendada, kas sa selgitaksid uuesti. Või mille poolest sa arvad, et see lahendus on just kõige parem. Ehk siis ma võtan selle seisukoha ise, et tema teab midagi, mida mina ei tea. Ehk siis ta üritas seda lahendada millegi pärast niimoodi. See võib olla ka nii, et tihti kui ma jõuan mingi tehnilistesse küsimustesse, et ma näen eksperdina, et see noor või uus inimene või kes iganes, et ta teeb midagi, ta teeb valesti. Siis tahaks ta öelda, stopp, niimoodi seda ei tehta, sest nii ja nii ja nii. Vahel on see okei, kui ma midagi õpetan, aga tegelikult mis oleks nagu parem lahendus on see, et ma võtan jällegi sammu tagasi, mul on selgita palun, miks sa praegu niimoodi tegid. Ma saan aru päriselt tema seisukohast. Ma saan aru sellest, mis põhjustel ta midagi tegi. Ja tema loogika võib seal taga olla, tavaliselt ongi see, inimene usub ise seda, mida ta teeb, eks ju, ta ei taha ju halba. Ja ka see eeldus on oluline, et me peame ikkagi mõistma seda, või ma näen konflikti, või ma näen probleemi, see esimene asi, mis ma mõtlen, et okei, kas see inimene tahab päriselt organisatsioonile või minu meeskonnale halba. Ja tõenäoliselt ta ei taha, eks, see on väga äärmuslikud juhtumid, kui inimene päriselt tahab halba, meelega teeb halba. Ehk siis ma ikkagi peaksin saama aru kõigepealt, miks ta midagi tegi. Kas ta lõpetati niimoodi, kas ta sai ülesandest valesti õppis aru, ehk siis mitte lendama peale sellega, et mina tean õiget vastust. Mina olen ekspert, eks minu ego on nii suur, et ma nüüd õpetan kõiki. Ja see on hästi ohtlik, kui te hakkate niimoodi tegema. Ja paraku, kui ma ise eriti kaitsevis olles leidsin ennast vahel sellel hetkel, et mul on nagu lenda peale, ma õpetan, ei, nii ja nii ja nii, siis mul nagu räägi mulle, miks sa praegu niimoodi tegid. Täpselt sama on lapse kasvatamisega. Minu tütar on 5 aastane täpselt iga kord, või ta on täpselt selles eas, ta saab ka aru sellest seletusest, ta oskab juba põhjendada, miks ta midagi tegi ja ma väga ikka katsetad või proovid seal, kus on kõige lihtsam seda teha ja ma väga soovitan. Laste peal saab neid asju väga hästi harjutada ja proovida just. Ja kus sealt selline esmane kogemus ja tagasiside tuleb minu arust kõige ausam ja siiram, sest neil ei ole ka endal mingit agendat midagi varjata. Ma korra vaatan, mis ma panin kirja. Ja kui kõige selle nagu võti on tihti ka see, et mida me ka räägime, et mis on see juhi kõige tähtsam iseloomuomadus või mis on selle juhi, ükskõik mis astme juht või taseme juht, mis valdkonna juht te olete. Kui ma mõtlen, et mis on juhi kõige olulisem isikuomadus, tihti öeldakse, eriti kaitseda juhil, et on, ma ei tea, julge, otsustuskindel, liider nii-öelda, ma vean sealt eestpoolt ja ma saan aru, ma olen eriala ekspert, kõik need asjad on olulised muidugi. Heaks juhiks on vaja saamiseks või heaks juhis olemisel on palju olulisi asju ja eeldusi. Aga kõige selle juurest, eriti selle kaudse meetodi kasutamise juurest, tuleb ikkagi välja see, et ma pean olema tagasihoidlik. Ehk siis inglise keeles humble. Või ma pean olema alandlik, tagasihoidlik. Ma pean suutma enda ego maha suruda. Ainult siis ma suudan päriselt tunnistada seda, et teisel inimesel on päriselt mingi põhjus, miks ta minu arvates valesti tegi, eks. Mina tean oma tõde, tema teab oma tõde ja seda kaudse meetodi kasutamine tähendabki põhimõtteliselt seda, et ma esmalt üritan aru saada, miks ta midagi tegi ja siis ma üritan talle teha selgeks, et ta tegi valesti, vaid teda panna ise avastama seda, et võib-olla oleks pidanud midagi teistmoodi tegema. See on järgmine asi, kuhu me jõuame, et just, et
ma ei pea talle tegema selgeks tõde, ehk siis minu tõde. See võib olla mingil hetkel vajalik, et ma ütlen talle minu enda arvamuse välja, siis kui ta on valmis seda vastu võtma. Aga oluline on just see, et ta ise jõuaks tegelikult selleni. Sest kui mina õpetan kedagi, kui ma ütlen, nii peab olema, tehke nii, eks kui mul on oma meeskond, ma ütlen, olge, tehke täpselt nii, siis seda me nimetame tegelikult mikromanageerimiseks, eks. Mikromanageerimist kõik vihkavad, kõik saavad aru, et see on halb. Ikkagi me näeme seda jälle ja jälle, et juhid lähevad liiga täpseks oma käskude andmises, nad lähevad ülesande andmises väga detailseks, nad tahavad tegelikult head, aga nad ei mõtle sellele, et inimene tahab ise otsustada. Ja see on täpselt sama, et kui ma annan oma tõe täielikult ja ütlen, et nii peab olema, siis see juhtub väga kergesti. Ehk siis pigem ka selle tagasiside andmises ma peaksin suunavate küsimustega, ausate küsimustega. Inglise keeles on selleks earnest questions. Ehk siis sellised siirad, ausad, päris küsimused, heatahtlik kriitika, et ma panen inimese mõtlema ja mõtlen koos temaga kaasa. See on jällegi seesama, et ma ei saa küsida selliseid irooniaga või selliseid suunavaid küsimusi, ta saab kohe aru, et mul on mingi oma agenda, ma tean, kuhu ta tahab jõuda. Ma päriselt siiralt tahan temast aru saada ja ma suunan oma asjalike küsimustega ta sinna, et ta saaks paremini aru sellest. Ja kui ta ise jõuab selle arusaamiseni, et mida ta siis valesti tegi, siis päriselt ta ka hakkab seda uskuma ja seda rakendama. Ja see on hästi mõjus ja hästi efektiivne just. Ja siis me jõuamegi, et kui me alguses võtsime, et mul on probleem, ma tean, ma kujutan ette, mis lahendus, tegelikult see lahendus võib hoopis muutuda. See lahendus jõuab mingi kombinatsiooniks minu tõest ja tema tõest ja lõpuks ta ka usub seda lahendust. Ehk siis ma ei pea tal hakkama seda maha müüma ja kokkuvõttes seal taustal on ka selline asi nagu juhtimise krediit. See on hea mõiste, et mina juhina, mul on iga oma töötajaga, oma alluvaga, oma kolleegiga mingisugune krediit, et ma saan kasutada oma juhtimise seda mõjuvõimu kuni mingi piirini. Kui see hakkab minema negatiivseks, et siin vaatan Erlet ka kuulab, et Stephen Covey nimetab seda siis emotsionaalseks pangaarveks nii-öelda. Ja juhtimise krediit on lihtsalt see, et mul on siis juhina ka veel natuke teistsugune pangaarve kõigiga. Ma saan juhina kasutada seda väga mõjusalt, eks lõpuks minu sõna loeb. Aga kui ma kogu aeg seda niimoodi kasutan, et ma surun enda asja peale, siis ma kasutan oma juhtimiskrediidi ära. Ja varsti mitte keegi ei kuula mind enam. Nad ei taha teha enam seda, mida ma palun või mis oleks organisatsioonile hea. Ja ma saangi mõelda alati, et see otsene või kaudne meetod, et kui mul on tõesti kiire, mul on tõesti vaja, mõtleme lahingu olukorra, ma tean, kus vastane on, ma tean, mis me peame tegema, siis ma karjun selle käskluse ja nad lähevad ja teevad. Ja nad ei hakka, mingil hetkel tuleb selle, et parem on neil teha see minu plaan, see lõpuni ära teha, mitte see, et nad hakkavad nüüd vaidlema, äkki me läheks ikka teise poolt, ei. Kui on kiire olukord, siis on enam-vähem otsus, 78% otsus on piisavalt hea ja seda on vaja lihtsalt hakata tegema. Ja küll see areneb edasi, aga tavaliselt meil keegi ei tulista. Tavaliselt meil ei ole väga-väga kiire ja sellise kiire otsusega, kiire käsuga ma kasutan oma juhtimiskrediidi väga kiiresti ära. Ja ma kasutan seda olukorras, kus ei oleks tegelikult vaja, kus ma hoopis saaksin kasvatada enda juhtimiskrediiti. Ehk siis see, mida ma just rääkisin, et kui ma päriselt tahan temast aru saada, ma lasen tal lahti seletada et põhjused, miks ta niimoodi tegi. Ma aitan tal endal jõuda võibolla parema lahenduseni ja ka organisatsioonile parema lahenduseni, mida võibolla mina ei teagi, siis ma tegelikult kasvatan enda juhtimiskrediiti. Ta saab aru, et ma võtan teda kui võrdsena, ma võtan teda kui mõtleva inimesena, ma võtan teda kui juhina. Ja see on väga tõhus ja väga efektiivne just pikas perspektiivis. Vastasel korral see kogu see argumenteerimine või see lahenduseni jõudmine tihti jõuab hoopis selliseks nagu võitluseks. Ehk siis, kui me võtame seda, et meie probleemi lahendamine või minu tagasiside ükskõik kellele on see, et me hakkame oma argumentidega sõlima. Eks me hakkame seda, et mina arvan nii, ei, mina arvan nii, ja see tegelikult, me jõuame lõpuks võitluseni. Mitte selleni, et me võtaks selle pausi selle enne seda võitlust ja asuks kohe lahenduseni. See võitlus, kui ma mõtlen nagu näiteks enesekaitse või ma hakkasin jiu-jitsu trennis käima see aasta. Ja seal on täpselt, kui
kui ma näen, et ta kaitseb väga hästi mingit asja ja ma lendan sinna täiega peale, siis no sealt ei tule mitte midagi head, eks. Ma pean leidma rahulikult selle, kuidas ma tema kaitsekõivad kas nõrgestan või lähen külje pealt. See igas eluvaldkonnas tegelikult jõuab väga sarnase asjani. Ja enne kui ma oma monoloogi lõpetan, siis mõned mõtted, et kuidas siis päriselt teha. See ikkagi jõuab sinna, et need samad, kui ma ütlesin, et küsi neid päris küsimusi, küsi ausaid, siiraid küsimusi, et sa tahad aidata. Siis teine on see, et peale seda küsimust on vaja ka kuulata. Jällegi siin Stephen Covey raamatust rääkides, siis on tal 5 harjumus, et esmalt kuula ja alles siis katsu ise saada mõistetud. Ja päriselt arusaamine inimesest tähendab seda, et ma kuulan aktiivselt. See tähendab seda, et ma peegeldan tagasi. Peegeldan tagasi nii sõnu, kui ma vahepeal teen mingeid kokkuvõtteid, kui ka tundeid, eks, et ma teen inimesele selgeks, et ma saan temast lõpuni aru. Ma saan tema tunnetest aru, ma saan sellest aru, kuidas ta sellesse olukorda suhtub. Ja ainult niimoodi ma päriselt tekitan selle suhte loomise nii-öelda. Ma tekitan selle, et teine inimene saab aru, et temast on aru saadud. See on just väga oluline. Enamus inimesi tahavad lihtsalt seda, et neist saadaks aru. Lugesin just seda Chris Vossi raamatut Never Split the Difference, ära iial mine kompromissile. Väga hea lugemine, et täpselt kuidas teha neid läbirääkimisi niimoodi, et ma ei suru talle kaitsesse ja Chris Voss on siis see pantvangi läbirääkija oli FBI-s, et kui see 90-ndatel oli hästi populaarne kas pankoröövida ja pantvangi võtta või mingi lennukit kaaperdada või niisugune, põhimõtteliselt ma võtan inimesi, pantvangi, keda ma siis ähvardan ära tappa ja tegelikult ega keegi neist terroristidest enamust nad ei tahtnud kedagi tappa, tahtsid midagi muud. Tegelikult lihtsalt tahtsid, et kuulatakse ära ja ta räägib hästi pikalt, et kuidas ta neid olukorda lahendas ja mis ta seal tegi, et Erkiki raamatuklubis me just arutasime sellel samal teemal eile. Et kellel ei ole tööjuures raamatuklubi, siis võtke initsiatiiv ja tehke ise. Et mul õnnestus 1,5 aastat tagasi ja see oli 16 või 17 raamat, mida me nüüd arutame. Et väga, ma ise ei oleks uskunud, et me nii palju raamatuid viitsin 1,5 aastaga läbi lugeda, aga see andis nagu hea initsiatiivi või hea põhjuse, miks lugeda. Siis järgmine võte, et esiteks küsi neid ausaid küsimusi, teiseks kuula ja kolmas on see, et jää probleemist emotsionaalselt välja. Seda on väga raske teha. See on see, et kui ma ise tunnen, et ma lähen emotsionaalseks, kes siin Sille ja Elinar FTX-il käinud, et te teate, et kui sa selle hakkad jooksma, see põhimõtteliselt tähendab seda, et sa tunned, et sul on ajaline surve, sa tunned, et sul on emotsioonid laes, ma tahan kiiresti seda asja lahendada. See tegelikult ei ole üldjuhul õige vastus. Ma pean astuma tagasi, ma pean võib-olla hingama korra ja ma pean vaatama suurt pilti. Mida me päriselt tegema hakkame, mida meil on vaja päriselt lahendada praegu. Ja vahel ongi vaja joosta ka, aga enamus kordadest see lahendus ei ole seal probleemi sees. Ma pean tulema korra probleemist välja, ma pean päriselt üritama aru saada nendest inimestest, kellega koos see probleem on tekkinud, ma pean nende soovidest aru saama ja siis ma saan ka pakkuda neid lahendusi. Ja nende lahendusteni jõudes, või kui mul ikkagi tekib tunne, et see asi läheb käest ära, siis jah, vahepeal on vaja seda otsest meetodit. Juhina ma pean vahepeal ütlema, et kuulge, aitab küll. See on valesti, sina tegid selle valesti, hakkame nullist peale, teeme midagi niimoodi. Aga seda kutsutakse sellega, et ma saan nagu eskaleerida etapide haaval seda otsest meetodit, eks ma ei pea kohe ütlema nagu kõik asjad välja. Kui ma võtan jälle kaitsele näite, siis kui ma tahan kuhugi majja sisse saada, eriti kui ma tean, et seal majas on keegi halb inimene ja ma lähen oma meeskonnaga ja me oleme seal ukse juures, siis kuidas ma saan majja sisse? Kõige lihtsam tee, vajuta linki, äkki uks ei ole lukuski, ma ei pea jõudu kasutama. Ja see on see, kuidas ma ka inimesele siis viin seda tagasisidet kõigepealt, ma proovin võimalikult lihtsalt. Võib-olla kui uks on kinni, ma lähen teisest uksest hoopis, ma ei pea kasutama jõudu. Kui see uks ikkagi on kinni ja ma ei saa sinna sisse, siis võib-olla lükkad õlaga, eks. Kui sellest ei aita, võib-olla lööd jalaga, eks, et see uks läheks lahti. Kui see ka ei aita, siis ma võtan haamri või võtan sellise rammi ja sellega lõhun ära. Siis kui see ka ei aita, ma võtan lõhkeaine, panen selle ukse peale ja ma lasen selle ukse eest ära. Kui see ka ei aita, võib-olla mul ei olegi vaja siin sisse saada, ma tellin lennuki pommi, eks.
aga minu esmane reaktsioon on alati see, et kui mul on probleem, siis ma tellin selle lennukipommi, mis vahepeal kusjuures Afgaanis oli peaaegu et nagu siuke standardlahendus, et kui see on ohtlik, mõnes mõttes on okei, et ma ei taha enda inimeste eluga riskida, ma tean, et seal on ainult halvad inimesed, selge, see ongi võib-olla parim lahendus. Aga enamus kordi meil oli ikkagi vaja luua seda suhet seal külas, meil oli vaja luua seal kohalikega seda, et nad päriselt tahaks, et nende enda sõdurid ka aitaks neid edaspidi. Mitte seda, et kogu aeg lennukipommid kukuks. Ehk siis see tähendab seda, et ma pean koputama, ütlema tere ja kas ma võiksin sisse tulla, eks. Ja see on täpselt see eskaleerimine, et ma ise mõtlen välja, ükskõik mis olukord teil on, mõtlen seda, kuidas ma saan järjest sinna seda probleemi lahendada, et nii-öelda etapi haava. Kui ma võtan oma lapsega, eks ju, hommikul tahame välja minna, mis iganes põhjusel lapsel läheb rohkem aega, ta ei pane nii kiiresti riidesse või ta ei pane neid riideid selga, et ta mingi hetk võtab, et ei, ma ei tee seda. Ma võin kohe hakata karjuma või öelda, et nii, kohe ole. Minuti pärast on riides või ma võtan ta sülla ja viin ta ise välja või ükskõik mida ma teen, eks. Või ma võin hakata rahulikult temaga seletama. Kusjuures selle seletamise peale tõenäoliselt mul tundub, et mis asja mul ei ole aega praegu seletama hakata ja mul ei ole aega lasta tal põhjendada. Aga ma võtan selle 2-3 minutit, me räägime rahulikult ära. Ma võib-olla natuke seal tõstan häält, et kuule tõesti meil on kiire, eks. Ta teeb päris kiiresti tavaliselt selle ära. Kui ma kohe lendan peale, ma ei ole küll stopperi aega võtnud. Ja siis kui ma ise ründan teda ja sunnin teda kohe panema riidesse, kohe tegutsema, siis tegelikult ma surun ta rohkem kaitsesse, ma surun ta veel rohkem sinna ja ega lõpuks küll veel kellelgi kumbagil nagu hea emotsioon sealt ei ole seda, et me läheks nagu rõõmuga, jah, me suhteliselt kiiresti lepime ära, seda on ka juhtunud, ma täiesti tunnistan seda, mul on vahepeal olnud neid olukordi, kus ma ei ole ennast piisavalt kontrollinud, aga ma saan lõpp-pärast ka aru, et sellest ei olnud mitte midagi kasu tegelikult. Meil läks aega tegelikult rohkem ja see tulemus oli täpselt sama. Eks tegelikult midagi ei muutunud, ma oleksin võinud palju rahulikumalt, palju hoopis teistmoodi seda teha. Ma oleksin võinud ka alustada seda väljaminekut palju varem, mitte ise endale tekitada seda stressi, et nüüd ma hakkan kuhugi hiljaks jääma. Ehk siis küsi küsimusi, kuula päriselt, jää probleemist emotsionaalselt eemale ja eskaleeri etapi haaval. Ja kui kõike seda teha, siis ma põhimõtteliselt saangi efektiivselt lahendada probleeme ja taga tagasisidet või kõike anda, ma peaksin kasutama neid samu põhimõtteid. Ja kuidas seda hea näide on, et kuidas seda teha, et tihti küsitakse meie käest, et olgu, mulle see Extreme Ownership, see ülim vastutusraamat väga meeldib, mulle meeldivad Joko põhimõtted, aga töö juures mul on ju kõik lollid. Nad ei kuula mind, nad üldse ei võta nagu seda raamatut kättegi ja nad ei taha. Aga kuidas ma lähen siin teile? Kui ma lähen töö juurde, juhi juurde ja ütlen, et näed, siin on see raamat, hakka kasutama ja me peaks kõigil laskma käskimist lugeda ja võtame see koolituse ja nii peab olema nagu. See on kõige parem asi. Keegi ei taha teid kuulata, kui te niimoodi lähete. Ehk siis parem on näiteks see, et kui ma lähen selle raamatuga, et näed, ma lugesin sihukest raamatut, mulle tunduvad need põhimõtted väga head, aga ma tunnen ise, et ma ei võta vastutust kogu aeg piisavalt. Ja ma tunnen, et ma ei kasuta neid põhimõtteid väga hästi. Kas sa palun saaksid aidata mul saada paremaks juhiks läbi selle, et kui ma teen midagi valesti, siis sa nende samade raamatu põhimõtete järgi annad mulle tagasisidet. Või sa nii-öelda kontrollid, et kui hästi mul välja tuleb. Ja kus ma võin samamoodi minna kolleegi juurde, ma võin samamoodi minna oma alluva juurde näiteks, anda talle, et kuule, kas sa saaks mind aidata, et näe, ole hea, kui viitsid loe see läbi, võtame kas või peatüki haaval, et ja anna mulle tagasisidet, kas ma kasutan selle peatüki asju õigesti. Kas ma olen nii-öelda efektiivne selle kasutanud ja ütle mulle, kui ma teen midagi valesti. Ehk siis ma kaasan teda, ma annan talle võimaluse nii-öelda, ehk siis ma palun abi nagu ta ja tõenäoliselt tahab aidata. Ma ei sunni seda enda asja peale, vaid ma üritan aidata tal nii-öelda, see peab olema ka siiras, et kui ta näeb läbi, et ma lihtsalt rikitan teda, et talle ikkagi loeks selle läbi. Ja kui ma päriselt küsin ka tagasisidet, see mitte ainult ühe korra, vaid kui ma teen näiteks üks-ühele kohtumisi oma töötajatega, siis seal on väga hea võimalus ka minul küsida tagasisidet, mitte ainult, et see ei ole üks-ühele ei tähenda, et juht annab alluvale või töötajale tagasisidet. Ei, vastupidi ka, aga see peab olema siiras, peab olema mingit põhimõtet järgi ja miks mitte võtta need samad Extreme Ownershipi või siis need kogu Joko vastutuse võtmise raamistiku põhimõtted. Nii, aga läks natukene pikemalt, kui ma lootsin.
saan järgmine kord paremini läbi mõelda struktuuri. Meil on sellegi poolest veel aega. Ja kas keegi tahab midagi sellel samal teemal jagada või küsida? Jaa, Erlend. Mina võin. Ma kahe käega toetan su kogu seda temaatikat. No enam nagu täpsemalt seda kirjeldada, ma ei tea, on keerulisem. Ja need head näited on ka, et sul ongi tegelikult see juht ei saa juhtida, kui sa saa oma inimestega läbi. Inimestega, see ongi kõige tähtsam töö. Töö sinu inimestega, see ongi juhi kõige tähtsam töö. Kui keegi ütleb, mul ei ole kapitali või ressurssi, aga mul on hunnik inimesi. Ai, no kurat, mis ma teen nendega, kui mul raha ei ole? Pane, sul on inimesi. See on kõige tähtsam ressurss. Loomulikult sul aruanded, eelarvestamine, kõik juhile omased sellised ülesanded. Aga see töö on kõige rohkem aega. Pead sa tegelema oma inimestega. Võib-olla lisaks kõik see sobib, aga lihtsalt seda kõike sa teedki läbi nende one-to-one'ide. Ja siit tulebki see vajadus, et sa pead seda planeerima. Mul ei ole aega oma inimestega kohtuda. Pead võtma, sest see on sinu kõige suurem ressurss. Nii et, mulle väga meeldib see, mis sa Martin räägid ja tore, et sa viitad ka Franklin Covey'le. Muideks nende aasta konverents käib praegu, ma olen teises selles. Ja vaatan, kuidas siin asjad lähevad. Igal juhul edu. Suured tänud tagasisideest, et ma olen neid, mida rohkem erinevaid juhtimisalast raamatud loen, seda rohkem ma leian neid paralleele. Ja ikkagi, kuigi Covey'le paljud ei viita, siis mul on minu jaoks see Covey on hästi paljude asjade algus ikkagi. Aga nad on universaalsed tõed, aga Covey ka ütleb, et tema enamus asju sealt ise ei mõelnud välja, vaid ta lihtsalt kuskilt leidis, tema pani selle raami kokku. Aga üks näide, mis sa ütlesid, aga mul läks ju meelest ära. Võib-olla kohe tuleb meelde uuesti, ma saan seda kommenteerida. Nii, kes keegi tahab veel lisada midagi? Elinor, palun. Tere, minu poolt. Ma tegelikult, üks on nagu lisa, teine vist pigem selle situatsiooni lahendamine, mis ma ise tundsin, et mul on üks tööjuures üks kolleeg ja mina ei ole tema otsene ülemus ja eelmine esmaspäev tegelikult oli plaanis mul teda justkui nagu konfrontida, sest minu projektides olevatel töölõikudel ta ei ole performinud nii, nagu mina oleksin soovinud. Ja me läksime mõnusale siis sellele jalutuskäigule, et mõtlesin, et laua taga istumine, et see ei ole see. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et tundsin, et mul ei ole mitte mingisugust seda nii-öelda emotional bank account creditit temaga. Ehk siis mul ei ole õigust tegelikult või nagu, mitte õigust ma ei ütleks, vaid aga seda, ongi see credibility't ei ole mul, et teda konfrontida. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma annan talle võimaluse ja ma tegelikult küsisingi, et kuidas sul läheb. Ja siis ta ütles mulle, et tead, sa oled meie meeskonnast esimene, kes nagu niimoodi minult küsib ja reaalselt nagu päriselt tunneb huvi, kuidas mul läheb. Ja meil oli kevadel temaga üks situatsioon, kus ma lihtsalt talle ütlesingi, et ma ei pea temale nagu tema tööülesandeid ette ütlema, et ta peaks need ise nagu ära tegema ja olema nagu oma valdkonna spetsialist. Ja natukene võib-olla liiga selliselt otsekoheselt ütlesin ja ta siis sellel jalutuskäigul ütleski mulle, et ta tundis, et ma justkui nagu jätsin ta üksinda. Ja ma ütlesin ka talle pärast seda meie jalutuskäiku, et see minu eesmärk ei olnud olla halb inimene, vaid et ta võtaks nagu et minu eesmärk oleks see, et tema saaks ka edukaks ja oma valdkonnas areneks edasi. Et peale seda jalutuskäiku nüüd on 1,5 nädalat möödas, et ma tunnen, et meie nagu see 25-30 minutit, mis meil oli, see läks hästi kiiresti, aga see tulemus on 1,5 nädalaga tegelikult vilja kandnud. Et need asjad, mis ma talle nüüd nagu olen laua peale pannud, et kuule, ole hea, siis päris kiiresti nagu toimetab nendega. Väga äge. Ja ma alati ongi ka see hea, kui sa üritadki päriselt ausalt aru saada, miks ta tegi teistmoodi. Sest ma ühte suurt õppust korraldasin, kus ka selle õppuse algus
Tavapäraselt me võtame kõik kaitseliitlased või sõdurid või kes iganes seal osalevad, võtame kokku, ohutustehnika allkirjad, kõik asjad, briifitakse ära ja siis, kuna see oli natuke teist tüüpi õppus, siis tegelikult seal üks nii-öelda juhtkonnast või kes nagu ka seda aitas läbi viia, tema idee oli natuke teine, et kuidagi, et saaks nagu niimoodi igaüks väikestes puntides kokku ja nagu hajutatult ja hoopis teistmoodi seda korraldada. Ja ta mitu korda ütles mulle seda, nagu see ei mahtunud nagu minu pähe. Ma tegin ikkagi nii, nagu ma ise tahtsin ja lõpuks ta ütles, et et sa ikkagi teinud nii, nagu mina tahtsin, aga no olgu, et see tuli ka välja. Kas ma sain aru, et okei, tegelikult ma üldse ei võtnudki tema seda ideed, ma ei võtnud nagu tõsiselt, minu jaoks oli see täiesti nagu vale, aga kui ma oleks rahulikult hoopis üritanud lõpuni aru saada, mis ta tegi mõtles, kuidas tema lahenduseks välja näinud, siis tegelikult ma oleks võib-olla palju vägema asja saanud. Aga jah, tänud selle. Kas kellegi veel küsimusi või mõtteid? Mina leidsin Facebookist ühe küsimuse, ma ei tea, kas sina näed seda praegu? Ole ette. Ja Hardi Hansalu küsib, et mida teha, kui ülemus ei taha kuulda ka uuest raamatust ja uutest meetoditest, kas vahetada töökohta või on võimalik ülejäänud meeskonnaga edu saavutada, jättes justkui ülemuse kõrvale? Ja tahaks seda ise vastama, aga ma arvan, et ta teab tegelikult vastust. Nii palju olen temaga rääkinud küll. Et eks seal on paraku niimoodi, et see juhtimine allapoole tundub kõige lihtsam. Kolleegide juhtimine on ka nagu arusaadav, aga see juhtide juhtimine tundub niisugune kõige keerulisem, aga tegelikult me juhime enda juhte kogu aeg. Ja paraku see, et kui minu juht ei taha võtta mind kuulda, siis ma pean ikkagi mõtlema ainult tagasi iseendale. Mida mina räägin valesti, et minu sõnum ei jõua kohale? Kas ma ei ole piisavalt selge? Kas ma ei ole piisavalt selgitanud seda kasu meeskonnal? Kas ma ei ole piisavalt näidanud, kui hea see on? Sest kui küsitakse, et kuidas vastutuse võtmist edasi anda või õpetada või kuidas panna või aidata teisi rohkem vastutust võtma, siis kõige parem vastus on, et võtta ise vastutust, hakka seda kasutama, hakka seda igapäevaselt kasutama ja kui inimesed näevad, et see on efektiivne, kui inimesed näevad, et tulemus paraneb, siis nad tahavad ka seda tegema hakata ja nad tulevad lõpuks ise küsivad, et kuule, kuidas sa selleni jõudsid, ja siis annad talle selle raamat, kuule, ma soovitan lugeda seda. Ja kui minu juht ei saa aru sellest, siis järelikult minu suhe juhiga ei ole piisavalt hea, et ta võtaks mind võrdsena. Ja loomulikult kõiki inimesi ei suuda mitte keegi muuta, on täiesti reaalne, et mingis kohas, mingis keskkonnas see ei jõua kohale. Ja juhil on enda mõtteviis, paraku mida vanemaks ja mida kogenumaks ma ka ise saan, seda rohkem ma olen tundnud, et ma tahan valida juhte. Ma tahan valida, kelle all ma nii-öelda töötan. Miks mitte ka ise olla see ettevõtja. Et ma ei taha töötada sellises kohas, kus ei olda avatud, kus ei olda ei taheta kaasa mõelda sellistel teemadel. Aga jah, ikkagi igas sellises olukorras ma pean mõtlema tagasi iseendale, mida mina saan oma sõnumi edastamises muuta ja kuidas ma saaksin selle suhte luua paremaks. Et ma loodan, et see vastas küsimusele. Kusjuures ma selle üks-ühtedega, et Erlen enne ütles, et enamus see kõik käib läbi üks-ühtede. Jaa, loomulikult, aga kusjuures nendel suurtel koosolekutel või ka väikeste gruppide koosolekutel, kus on palju inimesi, siis seal on see tihti isegi olulisem. Sest ka seal mul tekib probleem, et ma pean andma tagasisidet või ma pean kellegi plaani kas kritiseerima või ma saan valida, mida ma parasjagu teen. Ja siis need on need kohad, kus seda juhtimise krediiti on kõige rohkem võita. Ma päriselt ka sellel kõige, mis mulle meeldis, kui ma seal erioperatsiooni grupis töötasin, et seal ei põhimõtteliselt auastmeni kantud, kõik olid võrdsed. Ehk siis vahet ei ole, kas ta oli kapral või reamees kas või. Kui tema teadis oma erialast rohkem, siis me kuulisime teda. Sest me kõik saime aru, et meil on vaja seda infot sealt. Meie tahame tema päriselt saada paremaks. Näiteks meedikud olid tihti, igaüks saab aru, et nagu ma pean, kui ma tahan, et ma enda tiimikaaslast aidata, kui ta on päriselt saanud haavata, siis ma pean oskama seda. Mul on täiesti ükskõik, kes mulle seda õpetab. Mis auaste tal on, mis kogemus tal on, ma tahan temast aru saada ja siiralt aru saada. Ja kui ma koosolekul, mida suurem koosolek, kui ma suudan tekitada sellise keskkonna, et kõige noorem arendaja näiteks IT-sektorist võttes, kui kõige noorem arendaja julgeb koosoleku laua taga välja öelda oma mõtte ja ma päriselt ka kuulan seda, ma lasen tal selgitada seda ja ma lõpuks võtangi tema plaaniga kasutusele. See on see, mis
tõstab kõige rohkem meie juhtimiskrediiti, ehk siis see näitab kõigile, et uued mõtted on teretulnud, ma päriselt kaalun seda ja loomulikult seal tekib see ajaprobleem, et ma ei tea, ja see mõte võib ka päris halb olla, eks ju, aga siis ma pean suutma ka siiralt ja ausalt põhjendada ära, miks see mõte halb on. Väga ohtlik on kohe neid mõtteid maha teha, siis vaatavad kõik, et okei, sellel koosolekul ei ole mõtet suud lahti teha, sest siit saab ainult halba tagasi. Ja selle lõpetuseks selle üks ühtedele, mul oli ERKIK-is, ehk siis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses oli siin direktor vahetus mingi aeg ja uue direktoriga oli ka sõitsime, kus oli koolitusel sõitsime, aga olime ühes autos, siis ka arutasime neid üks ühtesid ja kuna ta on ka kaitseväe taustaga, siis kaitseväes ei tehta neid üks ühtesid üldiselt või vähem meie ajal tehti, kui meie nagu nooremad olime. Et see on nagu tehakse, Viigo noogutab ka, et tehti, eks ju, kord aastas arenguvestlus ja siis vaatame üle, mis sa järgmine aasta teed. Noh, sinna tavaliselt pandi keelekursus kirja ja midagi sükest, ega see väga harva. Nii oli, jah. Nii oli. Põhimõtteliselt 2 korda aastas ja siis vaadati, et okei, nõuded täitsid, okei, davai, järgmine aasta jälle, põhimõtteliselt. Täpselt. Ja noh, heal juhul saad kuhugi kooli või kursusele, aga sellest midagi muutunud ja siis ma selle ERKIK direktori ka nagu arutasin seal, et noh, okei, et ta ütles, et ta nagu väga ei usu näiteks ühtedesse või ma täpselt sõnastust ei, aga noh, tal ei ole head kogemust selle kasutamisega. Ja kusjuures on oluline, et kui minuga ei ole tehtud head üks ühte, siis ma tegelikult ei oska ise ka teha. Aga mul kuidagi selle jutu käigus ma küsin talt sükse, aga kuidas sa siis saad aru enda inimeste sellest, et kuidas neil läheb ja mida nad päriselt tahavad saavutada ja ma ei tea, kelleks nad tahavad saada suureks kasvadeks. No, nõme küsimus, aga tegelikult vahel jumala hea küsimus. Ja, või kas neil on, kas nad hakkavad tööd, ei no ma räägin nendega kogu aeg. No jah, aga ma räägin nendega tegelikult tööasjadest. Ma räägin projektidest, ma räägin nendest, kuidas täna läks, kuidas sul eelmine läks. Ma räägin mingi tööteemadest. Ma ei räägi sellest, et see üks peaks olema ikkagi puhtalt see, et ma võtan sammu tagasi ja ma tahan sellest inimesest päriselt aru saada. Ma tahan saada aru, mis ja kuidas tal läheb, kas ma saan aidata tal areneda, kas ma saan aidata tal midagi teistmoodi teha ja neid viise, kuidas seda teha, on hästi palju interneti täis, kes ei ole kunagi teinud üks ühte või ei ole käinud, siis kusjuures jällegi, ma ei pea olema juht selleks, et hakata neid tegema. Ma võin ka töötajana küsida juhilt, kuule, kas sa oleksid nõus minuga tegema selle üks-ühe, ma tahaksin arutada nendel teemadel, ma tahaksin sinuga jagada ja ma tahaksin saada tagasisidet, ma tahaksin ka ise anda tagasisidet. Ja ma ise võtan vastutuse, eks ju, kas mul on need või ei ole. Nii, kas on mingi küsimus tekkinud? Mul tekkis vahepeal mingid mõtted, et sorry, et ma selle vahepeal vahele segan, aga... Räägi. Aga põhimõtteliselt, mis mulle meeldib, on see, et nagu see SOP-i loogika, et kus kõik meeskonnaliikmed teavad üksteist, nagu, mis nagu veregrupid, haigused, asjad, et ehk siis sellega lood sa usaldusliku suhte, sa tead, mis nagu inimest nagu motiveerib ja mis talle see nagu see tikk vaata käib. Põhimõtteliselt see nagu oleks nagu tuua ka nii-öelda ärimaailma, et sa tead oma meeskonda läbi ja lõhki, seeläbi sa saad nagu iga inimese leida oma lähenemise, kuidas seda kaudselt või direct või indirect seda tagasisidet anda, mis ta nagu nii-öelda reaalselt kohale jõuab. Ja, see on hea point just, et inimesed on erinevad ja ma pean, mida paremini ma tunnen oma meeskonda, seda paremini ma tean, mis talle mõjub, kes tahab näiteks ka kiitusega, ega see ei ole, me räägi ainult probleemidest. Ka kiituse andmine näiteks grupi ees mõnele võib olla väga ebameeldiv. Et ma tõstan teda esile ja ma näen, et mine nüüd siia tuleb, ma tahan sul diplom, eks ju. Kui ma sunnin teda rääkima või kõnet pidama, see võib olla väga-väga keeruline. Ehk siis ma pean tundma oma inimesi, ma pean teadma, mis tal loeb, kas ma annan mingi väikse kingituse, ma annan mingi harva, kui see on rahaline asi, mis päriselt nagu mõjub. Et jah, mida rohkem inimest tunda, seda parem. Paraku kaitseväes, vähemalt üldjuhul on seda mitte suhteliselt lihtne, vaid seda on natuke lihtsam teha, sest me läbi kaitseväe niisuguste õppuste me saame tekitada väga keerulisi olukordi, me saame tekitada väga raskeid olukordi ja nendes olukordades on inimestel, me saame nad panna, seda me tegelikult tegimegi kaitseväes. Juhtimise õpetamine käib läbi väga suure stressi ja väga keerulist olukordade. Ja seal saavad meeskonnad kõige paremini üksteist tundma, nad saavad päriselt hästi kokku töötama ja kui mida raskem on õppus, seda lähedasemaks see meeskond saab. Aga ka tsiviilis saab seda välja mõelda. Kui me tuleme väga raskest projektist koos läbi, me teeme head kokkuvõtted, me teeme päriselt, arutame läbi, siis seda lähedasemaks me saame ja seda nii-öelda lihtsam on meil sealt edasi minna tegema. Muidu see on ka üks põhjus, miks me neid FTX-e teeme. FTX koolitusi siis Field Training Exercise, et anda inimestele võimalus tulla sealt oma mugavustsoonist välja ja stressist välja ja päriselt siis anda neile võimalus
eksida ootuskeskkonnas ja ka teha midagi koos, rasket nii-öelda ja õppida ja saada lähedasemaks läbi selle. Sille, ma tulin ka nüüd pilti, et öelda, et kahjuks me peame, ma olen nüüd see kuritädi, kes ütleb, et kahjuks me peame otsad kokku vaikselt tõmbama, aga ma toon siia veel Remo kommentaari ka Facebookist, mis siin oli see, et kuidas inimest suunata või õpetada, et kõige paremini saab suunata inimest siis, kui suhe on tugev, mida kehvem on suhe, seda raskem on sõnumit temani viia, kuna ta ei kuula sind. Kannatust on palju vaja ja erinevate nurkade alt läheneda. Saada aru, miks ta seda kuulda ei taha ja mis tema motivatsioon on ja kuidas see uus idee või mõte temale kasulik on. Jah. Aga kuidas teile siiamaale see arutelu tundus, et kas ta võiks järgmine kord pikem olla? Mul on, arutelu on väga hea, kui ta on arutelu. Martin jätkab oma vaimustavate monoloogidega, siis me võime seda välja reklaamida kui monoloogi õhtu. Ei, aru saada. Võib küll. Ma arvan, et see tund on paras. Ega inimesed ei viitsi rohkem. Tekib pigem tihedamini, aga tekib tund näiteks. Täpselt ja mina pean 15 või 20 minutiga hakkama saama. Siis on mõistlikum, sest muidu läheb igavaks ära ja hilineb. Siin on teine on see, et lihtsalt oma nende punktide vahel, et seda Q&A-d teha lihtsalt, et engage ida. Mõtlesin selle peale, aga miskipärast ei teinud. Tänud tagasiside eest. Ootame järgmist korda, Martin. Ma olen ennast parandada. Aitäh. Ma jätan teile kodus ülesande. Mõelge, me seda arutama ei hakka, aga kui teie juht annab teile ülesande ja te näete selles probleemi, siis kuidas te seda lahendate? Mis te talle ütlete? Teine veel, sinu enda tiimist keegi toob sulle plaani või sinu mingi lahenduse või mingi projekti ja te arvate, et see ei tööta, siis kuidas te seda lahendaks? Ja viimane, et teie organisatsioonis hakkavad toimuma mingid muutused, mida juhtkond surub peale ja teie üks kolleeg ei ole nende muutustega nõus ja tuleb teie nii-öelda kontorisse tagasi ja hakkab teiega taga rääkima ja hakkab nagu õõnestama seda muudatust ja ikka nagu vastu töötama. Mis te teete, mis te talle ütlete? Mõelge nende asjade peale ja vaatame, kui järgmine kord meelde tuleb, kui veel samadest inimestest keegi on, siis äkki jõuame neid järgmise korra alguses arutada. Aga suured tänud teile kuulamast ja kes kõik ei jõudnud vaadata, siis saate Sille läheb eks ju meile üles ka laivi sinna. Ehk siis saate alguse järgi kuulata, kui ei kuulnud. Just need, kes Facebookis praegu ainult vaatavad ja kuulavad. Alguses oli tehniline viperus, ma ei teadnud, et heli tuleb läbi selle, et minu ekraan selle arvuti kaudu see tuleb, nii et alguses natuke vaikne, aga siis kui ma aru sain, siis ka see probleem lahenes. No nii, selge. Ja FTX 29. september. Meil mõned vabad kohad veel on. Ja kes ei ole veel kirja pannud, kes tahaks, viimane aeg on registreerida, tulge FTX-ile ja meil on tulemas novembris How to Human avatud kursus ja me teeme ka avatud teooriapäevi kindlasti veel selle aasta jooksul. Nii et koolituse tuleb ja jälgige meid igal pool Facebookis, Instagramis ja näeme õige pea uuesti. Ilusat õhtut kõigile. Ciao! Ciao!